Tere, minu nimi on Indrek Blokk. Selles videos tahaks jagada mõtteid antikristusest, keda kõik jutumärkides ootavad ja mõtisklevad selle üle, kes ta võiks olla ja kus ta võiks küll tulla. Mingisugused jutud on liikvel, et ta peaks tulema Lähis-Idast. Ma panen ka siia ühe kaardi, et te näeksite, millised riigid on Lähis-Idas. Ja kuna ma olen mõtisklenud selle antikristuse teema üle mõnda aega ja nüüd selles videos ütlen oma mõtted kõvasti välja. Sina mõtiskle kaasa, kui sa viitsid. Ja võib-olla mingisugune mõte sind selles videos ka kõnetab. Ja võib-olla sind ei kõneta midagi. Sellepärast, et sul on endal mingisugune arusaamine, teadmine või tarkus selle antikristuse osas. Nii et ära lase minu mõtetest ennast segada. Ma esitasin endale ühe küsimuse. Kuidas on see võimalik, et antikristuseks saab mingisugune inimene või persoon, kes hakkab valitsema kogu maailma üle? Selliseid jutte on nii palju liikvel, et kohe-kohe tuleb esile mingisugune inimene ja siis ta hakkab valitsema maailma. Piibel räägib seaduse vastasest inimesest ehk hukatuse pojast. Kuna ma pean ennast ikkagi jätkuvalt veel usklikuks, kuid mulle isiklikult tundub see ebausutav, et kuskilt tuleb esile mingisugune inimene, keda kõik hakkavad nüüd kummardama ja kuuletuvad temale kui valitsejale. Ajaloos on selliseid asju juba tahetud teha, et keegi on soovinud võimu omandada, kuid see ei ole mitte kuidagi õnnestunud. Ja ilmselgelt ei lähe see ka tänapäeval korda, et üks inimene hakkab valitsema kogu maailma. Ükski riigijuht ei soovi anda oma võimu käest ära, mis tal parasjagu on. Ja nemad ise soovivad olla selle niinimetatud meepoti juures ehk mammona juures. Ja sellel ühel inimesel, kui ta muidugi on inimene lihast ja luust ja kui ta on sündinud nii, nagu inimesed sünnivad, mehe ja naise kokkupõrkel ja kehade õõrdumise tulemusel, siis sellel isikul peab olema meeletu vägi ja positsioon, et ta allutab kogu maailma enda alla. Sellele võimukale inimesele, kes tahab lihtsalt esile tulla ja valitseda, sellele on väga hea tahtmise korras võimalik tellida ka niinimetatud ärakustutamine. Nagu on paljude riigijuhtidega tehtud. Kui sa liiga palju sõna võtad või liiga palju arvama hakkad, siis lihtsalt keegi tellib sinu ärakustutamise ja mingisugune väike 9 mm metallitükk läkitatakse lihtsalt kahe silma vahele. Üks niisugune isik, kes praegu paistab silma ja ilmselgelt ka koolitab poliitikuid, on see härra Schwab. Ja tema reguleerib neid maailma asju, täpselt samamoodi on Billy meil üks aktiivne ja loomulikult kuskil ajab asju ka Rooma paavst. Aga mitte ükski inimene ei tee mitte midagi üksi ära. Nendel inimestel on praegugi juba mingisugune meeskond selja taga. Samuti võib piiblist välja lugeda ka selle, et hukatuse poeg võiks olla paavstlik võim ehk Rooma katoliku kirik, mis kuulub siis ka Rooma impeeriumi alla. Rooma oli minevikus väga suur selline valitsev riik ja täna on ta ilmselgelt oma mõjuvõimu suurendanud, aga ta tegutseb suuresti kulisside ehk kaardinate taga. Ja eesliinil on igasugused muud organisatsioonid. Nii et see Rooma impeerium ei ole ka mitte kuskile kadunud. Me teame ka seda, et inimeste sees on üks niisugune väga selline karm ja isekas loom, mida tuntakse iseloomu nime all. See on niisugune suur ego, mis tahab aeg-ajalt esile tulla ning olla teistest parem, teistest suurem, teistest targem. Ja see iseloom või see ego, ta ei taha mitte kuidagi inimestele alistuda. Ta lihtsalt mässab ja protestib vastu. Nii et kui üks inimene hakkab maailmas võimu võtma, siis mina olen enam kui kindel, et väga paljud lihtsad inimesed tõstavad mässu
ja hakkavad protestima üha rohkem ja rohkem. Ja nagu ma enne ütlesin, siis mitte ükski inimene ei suuda kontrollida tervet maailma ega alistada see selliselt, et kõik, nii väiksed kui suured, rikkad ja vaesed, kummardaksid teda ja oleksid temale kuulekad. Ühel lihasel inimesel ei ole lihtsalt võimalik panna inimkonda endale täielikult alistuma. Isegi koos tugimeeskonnaga mitte. Ei Schwabil, Paavstil ega Bill Gatesil. Nad võivad asju teha, aga inimkonda nad ei saa alistada ega valitsema hakata. Ka suured sellised sõjakurjategijad on oma alust olnud vägevad vallutajad ajaloos. Ja nendel on ka meeskond olnud taga. Aga ühel hetkel on need isikud ka lakanud lihtsalt olemast. Nad ei ole suutnud maailma alistada. Ilmutusraamat 13.15. Talle anti meelevald anda vaimu metsalise kujule, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et tapetaks igaüks, kes ei kummarda metsalise kuju. See lõik oli võetud nüüd piiblist välja, ilmutuse raamatust. Ja metsaline on piiblis kui poliitiline võim. Väga mitmetes kirjakohtades on see esile tulnud metsaline, aga see esindab siis mingisugust poliitilist võimu teatud ajaloo hetkel, kes siis ka valitses. Ja see kirjakoht ütleb, et ühele metsalistest anti meelevald anda vaimu metsalise kujule. Kui sa loed seda ilmutuse raamatu 13. peatükki tervenisti, siis sa saad aru, et jutt käib 2 metsalisest. Ja ühele metsalistest anti meelevald anda vaimu metsalise kujule. Aga see kuju ei tähenda ilmtingimata mingisugust ebajumala skulptuuri või mingisugust suurt kivikuju, mida peaks kummardama hakkama. Metsalise kuju võib täiesti vabalt olla poliitilise võimu niinimetatud käepikendus. Näiteks tehnoloogia, et jõuda inimesteni ning panna inimesed alistuma metsalisele ehk poliitilisele võimule. Jeshua oli siin maa peal käies, tema oli Jumala kuju ehk niinimetatud käepikendus siin maa peal, kes tuli ja tõi Jehovalt Jumalalt sõnumi inimkonnale. Ta tuli ja ta suri kogu inimkonna eest. Ta võttis enese peale patud, needused, haigused, et inimesed võiksid temasse uskuda ja pääseda igavesse ellu. Mina seda isiklikult usun, et igavene elu on olemas ja on olemas ka igavene surm, aga kahjuks paljud inimesed seda täna ei usu. Ma nüüd hakkan natukene mõtlema piiridest välja. Kõik me teame, mis asi on tehisintellekt. Minule on antikristuse teemale mõeldes tulnud pähe 2 sõna. Antikristus versus tehisintellekt. Kas need 2 võivad olla üks ja sama? Mina seda ei tea. Nagu ma ütlesin, ma mõtisklen selles videos. See ei ole mitte mingisugune 100% tõene mingisugune asi ja esitlus. Need on minu mõtted, mis ma lihtsalt teen avalikuks läbi selle video, kuhu mina olen oma mõtetega jõudnud. Ja piiblis on kirjakoht, kus Jeshua on öelnud oma isa kohta, mina ja isa oleme üks. See on Johannese 10.30. Tehisintellekti lühend on AI ja tema ingliskeelne pikem nimi on Artificial Intelligence. Vabandust, kui ma kuidagi valesti seda sõnastasin, aga paremini ma ei oska. Ma pole ka kuskilt kuulnud, et keegi oleks sellist võrdlust üldse maininud kuskil. Antikristus versus tehisintellekt. Sa võib-olla kuuled sellist võrdlust täna esimest korda, aga ma soovitan sul mõtiskleda nende 2 sõna peale. Antikristus, tehisintellekt. Tehisintellekt ehk tehisaru ehk kunstlik intellekt, mis on masina intellekt. Tehisintellektiks nimetatakse ka arvuti teaduse haru, mis uurib intelligentseid agente ehk seadmeid, mis tajuvad omakorda keskkonda ning sooritavad toiminguid, mis maksimeerivad mingi eesmärgi saavutamise tõenäosust. Kõnekeeles räägitakse tehisintellektist, kui masin jäljendab inimese vaimule
iseloomulikuks peetavaid tegevusi, näiteks õppimist ja ülesannete lahendamist. Selle termini võttis kasutusele 1956. aastal John McCarthy, kes defineerib tehisintellekti teadusena intelligentsete masinate loomisest. Ja valdkond sai alguse väitest, et inimeste intellekti saab nii täpselt kirjeldada, et seda saab masinaga jäljendada. See nüüd oli võetud Wikipeediast. See valdkond iseenesest on lai valdkond ja see hõlmab väga paljusid teadusharusid, sealhulgas arvutiteadust, andmeanalüütikat, statistikat, riist- ja tarkvaratehnikat, keeleteadust, neuroteadust ja isegi filosoofiat, psühholoogiat ja miks mitte ka teoloogiat. Juba on tehtud katseid, kus AI ehk siis tehisintellekt peab kirikus jutlusi. Ja selle tehisintellektiga ehk AI-ga on võimalik väga lihtsalt jutluseid ka koostada pastoritel. Väga ise ei pea kaasa mõtlema ja ei pea palvetama siin nädal otsa, et paluda pühalt vaimult juhtimist, kui sa võid istuda arvuti taha, panna märksõnad sisse ja tehisintellekt koostab sulle kenasti jutluse. In the house of God, everyone is welcome with open arms, even robots. Like it or loathe it, ChatGPT is part of society and now part of the congregation. As Germany's churches experience a drop in numbers of pastors, this church in the Bavarian town of Fürth has the answer by using artificial intelligence. During service, this avatar preached to more than 300 people for Mass. But can we really commune with robots? I was pleasantly surprised at how well it worked. But one thing I definitely missed, of course, was simply emotionality. Are inspired by the words of a preacher. And while some may say this is sacrilegious, the theologian behind it insists this is the future of worship. Ja kui te nüüd olete iseendaga ka ausad ja mõtlete ka natukene raamidest välja, siis osad inimeste jaoks, ma ei ütle, et kristlaste jaoks, aga maailma inimeste jaoks võibki see tehisintellekt ehk AI anda välja niinimetatud Jumala mõõdu. Kui inimene palvetab Jumala poole, kristlane siis reeglina, ja ta ei kuule vastust, siis ta võib kuidagi pettuda ja ütleb, et Jumalat ei ole olemas. Täpselt sama on see maailma inimene, kes ei tunne Jumalat. Sina ütled talle, et palveta oma muresid Jumala kätte ja anna kõik Jumala kätte, küll Jumal kuuleb sind, aga tema palvetab ja ta ei kuule. Mitte midagi, mida Jumal vastab. Aga kui see maailma inimene palub näiteks tehisintellektilt midagi, kirjutab arvutisse märksõnad, tahab saada mingit vastust, siis tehisintellekt talle selle vastusega annab. Nii mõnigi kristlane on juba proovinud seda AI-d ehk tehisintellekti, et saada ka oma küsimustele vastuseid ja miks mitte mingisuguseid, ma ei tea, kodulehti või mingisuguseid töid on palutud ilmselt tehisintellektil teha. Ka mina proovisin selle chat GPT ära puhtalt uudishimust. Ma küsisin küsimusi ja ma sain koheselt ka vastuseid. Ma võin näidata siin videos screenina, mida ma küsisin ja kuidas see tehisintellekt need vastused kohe mulle esile tõi. Ma küsisin metsalise kohta. Kes on metsaline? Ja need on olnud päris head ja targad vastused, mis ma olen küsinud. Kui vaadata, mida see tehisintellekt juba täna teha oskab, siis see on päris selline hirmutav. Ja seda tehisintellekti ehk AI-d kogu aeg arendatakse edasi. Ta muutub üha targemaks. Mõelge lihtsalt nüüd korraks ka selle AI lühendi peale. Ilma ingliskeelse selgituseta. Ainult tõlkes, nagu ma ütlesin, oli see pandud
artificial intelligence. Kuid kui ma muudan natukene seda AI sõna, ma ei pane artificial intelligence, vaid ma ütlen anti-Jesus. See sõna on juba ligilähedane sõnaga antikristus. Kui Jesus on kreekapärane sõna, mis tõlkes on lunastaja, päästja, siis antikristus või anti-Jesus oleks siis päästja ja lunastaja vastand. Nagu siis orjastaja, kontrolli alla panija, rõhuja, ehk siis Kristuse vastane. Kui Jehova on loonud kõik siin maailmas, kogu loodu on tema looming, siis me nimetame teda ka kõikvõimsaks intelligentseks vaimuolendiks. Ta lihtsalt on loonud ülima tarkusega kõik, mida te näete. Puud, põõsad, inimesed, loomad, linnud, kõik, kes paljunevad, nad paljunevad oma seemnest ja toovad järglasi oma seemne järgi siis. Ja saatanat osad inimesed kutsuvad samuti intelligentseks kurjuseks, sest ta suudab väga intelligentselt kurja teha ja inimesed üksteise vastu pöörata ning intelligentselt ka eksitada inimesi. AI, mis on aga inimeste loodud tehisintellekt, mis on samuti väga tark juba, kuid tema on masin, ta on robot. Ja ilmselgelt oli ta algselt elutu, aga temale on puhutud niinimetatud elu sisse. Tasub mõelda ka sellele, et igasugused robotid, millele on antud inimese keha kuju ja nägu, on tegelikult niinimetatud seadusevastane inimene, mida juhib AI ehk see tehisintellekt. Jehova ei ole temale andnud inimese vaimu ning see AI ei ole tekkinud selliselt, nagu inimene sünnib. Ta on tekitatud lihtsalt mingisugustest juhtmetest, metalliosakestest ja tükikestest ja on kokku pandud niinimetatud seadusevastane inimene, kui ta on pandud veel inimkehasse, ehk siis temal on antud inimese kuju. Ma panen siia ka mõned videoklipid näitena juurde, kus ongi näha seda AI-d inimese kujuna ning seda, mida ta juba teha oskab. Lüpsepati isa mul, nimeks pani tema mul. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Lüpsepati isa mul, nimeks pani tema mul. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Lüpsepati isa mul, nimeks pani tema mul. Yeehaw! Your weapon, sir. Thank you, Stewart. Fire in the hole. I'm alive. Awesome. Way to go. We did it, Stewart. Jeshua on kuningate kuningas. Selles ei ole mitte mingisugust kahtlust. Tema on valitseja. Ta on ka vahemees meie ning Jehova Jumala ehk meie isa, vaimse isa vahel. Kui me palvetame vahemehe kaudu ehk Jeshua kaudu, siis me saame reeglina ka vastuseid. Tehisintellekt, AI, nagu ma ütlesin, on inimeste looming. Ka sellel masinal peab olema niinimetatud omanik, kellele ta kuulub. Me saame ka temalt vastuseid, kui me küsime. Ja tema on samuti informatsiooni vahendaja ning edastaja. Ta edastab infot väga erinevatest allikatest, millele on temal ligipääs. Ja me saame AI-d panna ka enda kasuks tööle.
kuid me anname ka endast midagi ära. Tasuta lõunaid, te teate, et ei ole olemas. Jehovale me peaks olema alistunud ja me peaks olema andnud ka iseendid elavaks niinimetatud ohvriks. See on Rooma 12.1. Nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jehova suure halastuse pärast tooma oma ihud Jehovale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teile teie mõistlik Jumala teenistus. Ja me peaksime Jehovat teenima vaimus ja tões. Samuti meie anname iseendast midagi ära. Meie vabadus Kristusest täna ei ole tasuta. Selle eest on makstud väga-väga kõrge hind. Üks inimene suri sinu eest, et sina võiksid elada, et sina võiksid oma patud andeks saada. Me peame iseendale surema ja alistuma siis Jehovale. Ja me ei kuulu põhimõtteliselt enam iseendale, kui me oleme temaga lepingus. Aga see viimane punkt läheb väga paljudel kristlastel meelest ära. Me siiski oleme inimesed ja me tahame elada ka ju iseendale. Sellele tehisintellektile ehk AI-le me anname iseenda kohta vabatahtlikult väga palju andmeid. Väga suur osa meie elust on täna internetis. Meil on mingisugused materjalid, dokumendid, pilve pandud, mis on kuskil talletatud, kuskil serverites. Meid on tehtud piltlikult öeldes internetist sõltuvaks. Ja põhimõtteliselt me anname sellele tehisintellektile vaimu. Ehk me elustame teda. Ja me elustame teda just internetti kasutades, erinevaid programme kasutades, telefoni kasutades, nutikellasid kasutades, igasuguseid pulsimeetreid ja kõiki asju. Me tegelikult anname hästi palju infot sellele tehisintellektile. Meie iga liigutus arvutis ja internetis on ju fikseeritud ja salvestub kuskile, kuhu meil pole enam ligipääsu. Aga valitsustel ja võimudel see ligipääs on vajadusel olemas. Meie emotsioonid, tunded, soovid, kõned, kõik erinevad kõnekeeled, kõik need salvestuvad kuskile, kuhu sellel AI-l on ligipääs. Ja kõike seda, mida me endast interneti kaudu ära anname, kasutatakse ära selle AI arendamiseks ehk elustamiseks. Võib-olla sa pole mõelnud selle peale, aga ma soovitan sul mõelda kõigi selle jutu peale, mida ma eelnevalt rääkisin. Erinevate riikide teadlased, IT-mehed arendavad seda tehnoloogiat üha edasi ja edasi. Ja see tähendab seda, et metsaline ehk poliitiline võim annab vaimu metsalise kujule. Seda süsteemi on aretatud juba väga ammu ja see muutub iga päevaga täiuslikumaks. Ma ei taha kuidagi teie mõttemaailma hägustada ja suunata, aga metsalise kuju võibki olla see tehisintellekt ehk AI, kes algselt oli elutu, kes lihtsalt paneb nii rikkad kui vaesed, vabad ja orjad endale alistuma ning võtma omaks, nüüd pange tähele, tehnilised vahendid oma igapäevases elus. Selle tehnika läbi on võimalik inimesi täielikult kontrollida. Ja see ühel hetkel hakkab tööle. Praegu meil Eestis ilmselgelt toimub selline pinnapealne tegevus. Aga Hiinas see asi juba töötab väga usinalt. Ma loen selle ilmutuse 13. peatüki veel. Talle anti meelevald anda vaimu metsalise kujule. Et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et tapetaks igaüks, kes ei kummarda metsalise kuju. Ja ta tegi kõik, et pisikesed ja suured, rikkad ja vaesed, vabad ja orjad võtaksid endale märgi oma paremale käele või oma otsa ette. Ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa, kui vaid see, kellel on märk, kas metsalise nimi või tema nime arv. Kui ma ütlesin metsalise kuju, siis mainisin ka eelnevalt, et Jeshua oli Jehova kuju siin maa peal. Ja metsalise kuju ehk poliitilise võimu niinimetatud käepikendus võib olla täiesti vabalt see tehisintellekt ehk AI, mis on, kui nüüd panna sinna sõnad juurde, anti-Jesus ehk siis Kristuse vastane. Märk otsa ees või käe peal tähendab piiblis kuuletumist. Ja Jumal
on oma rahvale öelnud muiste, et olgu tema seadus laubanaastuks otsa ees või siis ka sellel pandud käe peale. Ja see tähendab põhimõtteliselt seda, see laubanaast, see märk otsa ees on, et sa mõtled vastavalt, nii nagu Jehova on öelnud ja tema seadused ette näevad. Aga käsi on kui tegevus, käsi on kui sümbol tegutsemiseks, ehk sa tegutsed vastavalt Jehova sõnade järgi ja seaduste järgi. Ja metsalisega võib olla täpselt see sama asi. Märk otsa ees on see, et sa mõtled nii, nagu metsaline tahab või tegutsed nii, nagu metsaline tahab. Kui sa paned tähele seda sõnavahet, siis metsaline tahab, et sa võtaksid märgi kas otsa ette või käe peale. Aga Jehova seadused tuleb võtta laubanaastuks otsa ette ja käe peale. Ehk siis Jehova tahab 100% saada sinust. Metsaline, talle sobib sinust ka 50%, kui sa kas või mõtled täpselt nii, nagu metsaline tahab, et sa mõtleks, see talle täielikult sobib. Tehisintellektile saab anda ka inimese näo. Erinevad videod juba edastavad, kuidas inimnägudega metallitükid suhtlevad ja töötavad koos inimestega. Nende metallitükkidega, millele on antud inimese välimus, saab juba igasuguseid kõlvatuid vigureid ka sooritada. Kui me meenutame, mida looja Jumal ütles 1. Moosese raamatus, tehkem inimesed oma näo sarnaseks. Täna tehakse need robotid täpselt samuti inimese näo sarnaseks. Kuna inimene on täna Jehova tempel ehk Jumala tempel, siis see AI istutab ennast samuti tehisliku inimese kehasse ning ta võibki paista kui Jumala, kes kõike teab, kui temalt küsida. Tehisintellekt pildikult öeldes loob samuti omanäolisi tegelasi ja neid on juba olemas üksjagu. Lihtsalt need ei ole väga massiliselt avalikuks saanud. Samuti see tehisintellekt hakkab juba ronima päris inimeste ajudesse, nii et see tehnika areneb nii võimsalt, et tänu selle ajusse pandud kiibile hakkavad ka tulevikus ja võib-olla juba täna halvatud inimesed kõndima, mis iseenesest on ju suur tunnustäht. Ja tegelikult on see suur ime. Kui inimene on halvatud, ta ei kõnni, ta ei liigu, siis väikse sellise mikrokiibiga, mis on ajudesse pandud, see inimene hakkab liikuma. Ja see ei ole iseenesest halb, kui inimene saab tagasi oma normaalse elu juurde, aga seda inimest juhib masin. 2. Thessalonika 2:3. Ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ära taganemine ja ilmunud seaduse vastane inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks, nii et ta istub Jehova templisse, lastes end paista Jehovana, Jumalana. See tehisintellekt võib vabalt olla seaduse vastane inimene. Ma ei ütle seda 100%, aga ta võib olla, kes ei hooli Jehova seadustest, näiteks tulevikus. Tehisintellekti saab panna mitte hoolima. Lihtsalt annab talle õiged käsud ja ta võibki olla ühe hetkega hukatuse poeg. Hukatuse poeg ehk võib-olla siis see tehnika vale käsitlemine ja valedesse kätesse andmine võib tuua väga suure hukatuse ja kaose ja katastroofi. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Mulle meenub minevikust üks vaadatud selline ulmefilm, kus olid ka suur emalaev galaktikas ja selles emalaevas oli sees niinimetatud aju ehk AI. Ja see aju läkitas välja väiksemaid selliseid ufosid, sõjalaevu ja roboteid siis maa peale. Aga see emalaev oli väga hästi kaitstud. Selle ajuni ei jõudnud mitte keegi, see oli väga hästi turvatud. Aga sellele emalaevale pääses läbi kavaluse ja viis selle hukule üks võimas plahvatus. Ehk siis sinna läkitati mingisugune väga võimas pomm
ja see hävitas selle ema laeva ja selle aju. Kas pole mitte tuttav selline tulevikutsenaarium, kus Jehova toob tule taevast alla ja kõik need algained hävinevad, kaasa arvatud see tehisintellekt ja AI. Ideaalis see tehisintellekt on küll võimeline allutama kogu maailma, kui mõelda loogiliselt. Ja kui teda arendatakse veel edasi kõikidesse maailma riikidesse, siis ongi käes see, et kõik inimesed võtavad selle tehnika omaks. Ja kui temale antakse võim ja rohkem volitusi teha otsuseid ning tema hakkab meie elusid kontrollima. See kõik on täiesti võimalik. Ta juba praegu suudab valitseda ja võtta vastu ka vajalikke otsuseid, kui temalt küsitakse nõu. Inimesed juba täna kummardavad pildikult öeldes seda tehnoloogiat. Ilma selleta mõned inimesed enam ei saagi elada. Kui internet ära kaob või midagi läheb katki, siis need inimesed on käpuli. Nad ei oska enam mitte midagi teha. Nad on sõltuvad sellest tehnoloogiast. Inimene ei pea isegi tulevikus enam mõtlemagi. Kõik teeb ära see AI. Tänapäeval juba koolides lapsed kasutavad õppeainete lahendamisel seda tehisintellekti abi. Nii et juba täna põhimõtteliselt kasvavad meil lapsed, kes on peast pildikult öeldes pooltühjad. Nii et nad ei oska enam iseseisvalt mõelda ja võib-olla nad ei tahagi tulevikus mõelda. Ja nendel on väga lihtne pähe määrida mingisuguseid agendasid, näiteks selle poliitilise võimu poolt, metsalise poolt. Ta ei saagi aru, mis asi on õige, mis asi on vale, sellepärast ta küsib tehisintellektilt vastust ja siis tehisintellekt talle ütleb. See tehisintellekt ehk AI suudab ka sinu pangakonto kinni panna tulevikus nii intelligentselt, et sa ei saa arugi ja muuta sinu elu väga ebameeldivaks ja ebamugavaks väga mitmel erineval moel. Ja inimesi pannakse valiku ette. See on sellesama uue maailma korra plaan, ilmselgelt on see nende agenda. Ja sulle ei jäägi muud üle, sa hakkad seda tehnoloogiat lihtsalt tarbima ja sa lähed ajaga kaasa või punnid sa vastu ja hakkad kannatama. Tänu sellele tehnoloogiale on sind võimalik mõjutada. Tehisintellekt, mis kontrollib tehnoloogiat, võibki olla, nagu ma ütlesin, metsalise kuju või siis antikristus. Aga tehnoloogia tarbimine ei ole minu jaoks täna mingisugune metsalise märk. Tänu sellele AI kontrollitavale tehnoloogiale on võimalik panna Jehovaga lepingus olevad inimesed alistuma metsalise seadustele. Kui sa usklikuna ei lähe kaasa metsalise seadusega, ehk sa ei mõtle nii, nagu metsaline tahab, et sa mõtled, või sa ei tegutse nii, nagu metsaline tahab, et sa tegutsed, siis see tehisintellekt keerab sul niinimetatud mingisugused kraanid kinni. Nii et sa ei saa osta ja sa ei saa võib-olla müüa ja sa ei saa võib-olla teha mingisuguseid tehinguid. Ma toon ühe lihtsa näite. Kui keelatakse evangeeliumi kuulutamine ära ja sa ei allu sellele, aga sa oled juba seotud selle tehnoloogiaga, sul on juba võib-olla kiip käe peal, sul on kõik pangakontod, kaardid, möllud, värgid, sinu ID, isikutunnistused, kõik on selle kiibi peal võib-olla olemas. Sa sõltud põhimõtteliselt sellest tehnikast. Ja kui sa nüüd ei allu sellele, sa jääd vahele, sa kuulutad edasi Jumala sõna, siis võidakse panna kinni sinu pangakonto ja sul lihtsalt puudub võimalus osta, müüa, vahetada, tehinguid teha, su isiklik elu natukene kannatab. Siis sa oled valiku ees. Sa tahad oma pildikult öeldes oma elu tagasi ja sa pead põhimõtteliselt ju kuuletuma. Aga kuna sa oled usklik, siis sa tead, et sa ei saa kuuletuda. Meie kohus on evangeeliumi kuulutada ja rääkida Jumala sõna. Nii et ma arvan, et meil tuleb tulevikus väga suured sellised valikud teha. Või siis, kui määratakse näiteks puhkepäevaks pühapäev ja kirikus käimine on ainult pühapäeviti, nii nagu praegu on pühapäeviti. Aga sina käid kirikus laupäeval, sellepärast, et Jumal on määranud kokkutuleku päeva laupäevase päeva ehk šabati. Siis see tehisintellekt survestab sind ja sinu ees on jälle valik, kas sa kuuletud või mitte. Need on muidugi need äärmuslikud näited, aga need võivad tekkida. Me peame olema ju nendeks ka valmis. Me peame juba mõtlema ette, mis meie eludest saab,
kui sellised piirangud ja sellised surved tegelikult tulema hakkavad. Sa pead olema valmistunud selleks. Ja kui sa ei ole valmistunud, siis sa lähed kaasa selle massiga, sa lähed kaasa selle võib-olla piltlikult öeldes valega, mida sulle öeldakse. Ja sellel võivad olla tagajärjed. Kui me Jehova rahvana aksepteerime ja lähme kaasa metsalise poolt kehtestatud seadustega, mis lähevad vastuollu Jehova seadustega, siis me saame sellise vaimse märgi endale külge. Ja see toimub vaimses maailmas, mitte füüsilises. Me oleme valinud teenida metsalist, mitte Jehovat. Ma olen korduvalt ka maininud, et mina isiklikult seda kiipi naha all ma ei karda. Ja see on ilmselgelt meie tulevik, kuna kõik meie dokumendid, kaardid ja rahad lähevad mingil hetkel sinna kiipi sisse. Vaikselt meid juba harjutatakse erinevate iseteeninduskassadega ja igasuguste robotmasinatega ja mobiilides on juba kaardid ja nutikellades on maksevõimalused. Nii et me juba oleme tegelikult seotud selle tehisintellekti ja kogu selle tehnoloogiaga osaliselt. Tuleb tunnistada seda, et minu vaimne elu ja ilmselt ka sinu vaimne elu on siiski Jehova käes ja seda ei saa see kiip ega AI mitte kuidagi minult ära võtta. Ma ei hakka praegu ka sellel teemal rohkem fantaseerima, aga kõik selgub ilmselt lähitulevikus. Siis kui see kiibi aeg on käes või mingisugune aeg tuleb kätte ja siis saame selguse, mida teha ja kuidas teha. Ja ma usun, et see tuleviku aeg on just see aeg, kus sina isiklikult pead lootma ainult pühale vaimule sinu sees, et teha õigeid valikuid. Siin sa ei saa usaldada ega kuulata inimest, sellepärast et inimene on ekslik. Minu jaoks metsalise märk jätkuvalt on see, kui lepingus olev usklik kuuletub ja täidab metsalise antud seadusi, mis lähevad vastuollu Jehova seadustega. Ja see on märk, et sa oled alistunud metsalisele, mitte Jehovale. Kiip on lihtsalt üks tehniline vidin, mitte mingisugune vaimne märk. Ja usust ära taganemine võib suuresti tulla just sellest, kui Jehova antud seadusi muudetakse ja kristlased pannakse neid täitma. Kristlased pannakse valiku ette ja enamus kristlasi, ma usun, on valmis minema saatanaga kompromissile. Ja seda on täna juba tegelikult kogudustes ja kirikutes näha, kuidas käiakse maailma järel ning see aina süveneb. Mõtelge siis sellele kahele nimele, antikristus, anti-Jesus ehk tehisintellekt. Nagu ma ütlesin, kõik, mis te sellest videost kuulsite selle tehisintellekti kohta, selle antikristuse kohta, see on minu mõttevälgatus, mis tuli mulle kuskilt sisse. Ja ma lihtsalt rääkisin selle mõttevälgatuse siia videosse välja ja jagasin teiega. Sa ei pea seda juttu üldse tõsiselt võtma. Võib-olla sinul on, nagu ma ütlesin, hoopis mingi teistsugune ilmutus või teistsugune mõte sellest antikristusest. Võib-olla oled sa nii julge ja tuled esile ka oma mõtetega. Me saame seda varem või hiljem nagunii teada, kes ta on või mis ta on. See antikristuse teema ei ole ka mingisugune minu jaoks selline elutähtis küsimus. Oluline on täna ja tulevikus see, kas sinul on Jehovaga suhe korras. Kui see suhe on korras, sinu süda on puhas ja sa oled lepinguga ilusti Jumala oma läbi Jeshua, siis sa ei pea kartma mitte midagi. Aga täna on just see õige aeg teha oma vaim tugevaks, et sa ei lööks kõikuma, kui tulevad rasked ajad ja läbikatsumis ja raputusajad. Me ei pea piibli kõike sügavusi ka teadma. Selleks, et püsida kindlalt usus, piisab tegelikult väga vähesest. Ole väga õnnistatud ja hoitud. Ja kui sul on küsimusi, siis kontaktid on siin videos olemas. Sa võid helistada ja sa võid küsida. Me võime kokku saada ja rääkida. Ole väga õnnistatud ja Jumal hoidku sind igal sinu teel, kuhu sa astud.